Tänases Lahkus loeb podcastis räägime noortega, kes ei jää ootama, vaid tegutsevad. Leo klubi Tartu Tamme on alles uus, aga juba palju korda saatnud. Tere tulemast, Adele ja Glen. Nii, tere! Teie klubi on üks Eesti noorimaid klubisid. Kuidas tekkis idee see luua ja milline oli algus? Tegelikult idee tasandil oli see juba ammu, mitu aastat, kui oli natuke nagu uudishimu Leode vastu. Ja ma natukene lõin ka kaasa tegelikult Leo Torpati klubiga, aga kunagi ei liitunud. Ja siis kuidagi tekkis mõte, et teeks enda klubi. Siis ma proovisin mitu aastat Glenni. Kutsuda nagu. Jah. Et kuule, teeme ära. Ja siis lõpuks eelmine aasta oli nõus ja hakkasime vaikselt pihta dokumente vaatama ja üldse nagu aru saama kogu sellest asjast. Kui palju teil oli inimesi? Kas oli kerge kutsuda, kaasata inimesi? Ei, see algus oli väga-väga raske. Et algusest, kui Glenniga sai mitu aastat läks, siis teistega läks natuke kiiremini, aga sa võid rääkida võib-olla nendest. Jaa, meeletult suur osa on olnud see, et me peame kõigile üldse tutvustama, mis asi on Lionsid ja mis asjad on Leod, sest kui ma vaatangi siin, meie vanusegrupp ehk siis 22, 3, 4, 5, siis tegelikult kõigil on vaja meeletult eeltööd teha, et nad üldse saaks aru, mis organisatsiooniga tegemist on. Jah, et see oli nagu esimene kõige suurem nagu takistus üldse, et me räägime siin, et kuulge, lähme teeme midagi ja siis sa hakkad seletama, et ei, me kõigepealt peame MTÜ looma ja siis meil on vaja veel kuskil organisatsioonis, et ei, see on suur katusorganisatsioon ja kõik sellised asjad ja siis kõigil lööb algul pea täiesti sassi, et mis asi see on, mida te teete. Ja see alguses oli tõesti väga-väga raske. Ja lõpuks me tegimegi tegelikult, mis meid aitas, oli see, et me võtsime väga kindla suuna, ehk siis me tegelemegi nagu liikumise ja toitumisega, et nagu selline kindel suund, mida inimestele nagu nii-öelda promoda, et neil olekski mingi asi, millest kinni võtta. Just, väga hea, et teil need suunad olid ja vaata, kui palju õppetunde, eks ole. Et kas oli veel mingeid takistusi, millest õppida või teised saaks õppida siis? Võib-olla alguses kindlasti need dokumentide asjad, et kui see seal ka peamaja või sellel suurel veebilehel, rahvusvahelisel veebilehel ringi käia, et siis algul lõi nagu kõik segamini, et mis dokumenti on vaja esitada, kui palju on vaja inimesi kokku saada, sest vist see esialgne inimeste arv on 20, et klubi alustada ametlikult. Aga me saime aru, et me vist ei saa kunagi 20 inimest kokku. Ilma, et meil ei oleks nagu, meil ei ole MTÜ-d, meil ei ole klubi, meil ei ole mitte midagi nagu, millega promoda. Ja siis vist meie sponsorklubi Lionid Tartu Tammest hakkasid ka asja uurima ja olid nagu, et ei piisab 7-5 inimesest ja siis tehke ära ja siis vaatame edasi. Ja nii me olemegi 7 alustasime ja tegutseme. Teie esimene projekt sai alguse juba enne klubi ametlikku loomist. Et rääkige sellest lähemalt. See on see noortekodu kokkamine, eks ole? Ja, selle taga on siuke tore lugu, et meie vaaderklubi on nendega hästi kaua juba koostööd teinud. Ja siis see tundus nagu meie poolt ka loomulik jätk, et me hakkame ka nendega koostööd tegema. Ja kuna meil olid olemas kokkamisoskused ja huvi sellega tegeleda ja nagu me Tartu Kristlikult noortekogult kuulsime, siis nad oleks hästi tänulikud, kui keegi lastele kokkamist õpetaks. Sest see on nii käeline töö, kui õpetab tulevikus ise hakkama saama, et kõik nagu need vajalikud elemendid olid olemas. Ja siis see tunduski siuke
hea viis meile õppida uusi toite ja neile tutvustada kogu seda maailma, et nüüd me olemegi, kuna me iga kord teeme 1-3 riiki lastega läbi, siis nüüd ongi äkki 8 või 9 riiki on juba ära tehtud. Just oli USA ja kohe tuleb ka India peale. Riigid siis nagu toidukultuuri. Jah, täpselt. Iga kord, iga kohtumise lõpus me anname lastele võimaluse siis hääletada, et mis riiki nad järgmisena tahavad teha. Ja siis me sellega üritame järgmine kord kuidagi siis menüüs sisse tuua. Väga põnev, aga kuidas see on noortekodu lastele mõjunud? Noortele? Alguses nad olid ebakindlad ja me olime ka ebakindlad. Õnneks me alustasime suvel, kus neid lapsi oli seal vähem. Et oligi 5-6, siis nüüd on viimati oli 14 last. Et aina lahedamaks ja põnevamaks läheb nendega ja nemad ise ka aina rohkem oskavad ja tegelikult mul on ka tunne, et ootavad seda üritust. Väga äge. Varem oli see, et neid oli raske nagu sinna ruumi saada ja seal hoida, siis praegusel hetkel on see, et me jõuame kohale ja siis nad juba tulevad vastu ja teretavad ja siis need lapsed, kes sellel päeval haiged on või ei saa osaleda mingil põhjusel, siis pärast on natuke pettunud, et tegelikult niimoodi läks. Vaat kui hea usaldus teil on tekkinud. Ja kasvatajatelt on ka väga hea tagasiside tegelikult tulnud, et just, et lapsed saavad tegelikult, see on eluks vajalik oskus ju kokkamine, ikkagi endale söögi tegemine ja selline peenmotoorika ja kõik see, mis nagu arendab last. Et igalt poolt on praegu tulnud väga-väga positiivset tagasisidet ja muidugi, kui sa oled seal koha peal ja vaatad, kuidas lapsed süüa teevad ja tegelikult neil on tore, lõbus, nad on huvitatud, siis see on nagu eriti tore ja südant soojendada tegelikult vahepeal. Ja sellised hetked innustavad väga teid ka. Millised on sellised südamlikumad hetked, mis meelde on jäänud koostööstis? Suur Hendrik ja väike Hendrik või? Ja meil on klubis on üks hästi pikk poiss ja siis oli noortekodust kõige väiksem poiss ja see, kuidas nad koos seal panni juures küpsetasid niimoodi, et ühel hakkas, nagu kuna ta oli nii väike, siis see õli pritses talle otse peale, samal ajal suur Hendrik oli vaevu, mahtus sinna kööki ära ja ta ei saanud üldse arugi ja oli nagu oi, okei. Selle väikse lapse juures oli see kõige nagu huvitavam see, et ta ise nagu midagi süüa ei tahtnud, aga tahtis meeletult teha. Ja. Väga lõbusad lood. Siis Tartu Tamme Lionsid on aidanud noortel pille soetada, et kuidas see koostöö teil edeneb ja alguse sai? Eks seda oskavad Lionid rohkem rääkida, aga nad on teinud läbi aastate koostööd just sellesama Tartu Kristlike noortekoduga ja siis iga aasta nad on aidanud siis soetada erinevaid pille, seal on erinevad vist puhkpillid, viiulid ja kordjonid ja kõik sellised asjad. Ja tänu sellele me jõudsime ise ka nende juurde, et kuna see iga aasta on, nad on väga andekad noored, käivad erinevaid kontserteid andmas ja tegelikult see aasta ka meid oli kutsutud siis nende jumalateenistuskontsertile, mis oli väga-väga ilus, tõesti väga andekad noored, mitmed meie vaderklubi pillid olid seal ilusti esindatud, mida nad kenasti mängisid ja võib-olla see oli ka üks hästi, ütleme, selline silmi avav koht, kus tegelikult, et me saame nende lastega tegeleda ja me saame neile nagu pakkuda midagi eluks vajalikku või neid oskuseid, eluks vajalikke oskuseid, sest seal lõpus sellel aastal kontserti nagu lõpus luges kirikuisa ette laste soovid ja need soovid olid tõesti väga-väga inimlikud, kus lapsed tahtsid oma ema näha, tahtsid oma isa näha ja just soovisid, et
et ema ja isa saaksid oma pahedest üle, et nad jälle saaksid kohtuda. Ja see oli tõesti väga selline pisarale kiskuv, et tõesti see kiriku muusika, siis need soovid ja lõpus Lionid tegid veel ühe annetuse, et nad saaksid edasi jätkata oma muusikaoskuste arendamisega ja soetada veel neid pille. Et see oli tõesti nagu tore või noh, jah, tore selline, ütleme, et reflekteerimise koht tegelikult, see kontsert. Teie eesmärk on edendada tervist liikumise ja toitumise kaudu. Millised on need projektid, mida te olete juba ellu viinud? Suures pildis meil ongi 2 siukest stabiilset asja, mis me teeme. Üks ongi siis nii-öelda väljapoole, mis on noortekodu ja sissepoole me teeme siis peaaegu igakuiselt enda klubi liikmetele liikumispäeva, kus me proovimegi siis erinevaid spordialasid, kui siin vaadatagi tagasi, on laskmist olnud, on postitantsu olnud, on fotomatku olnud, et me üritamegi iga kord leida nagu midagi, mida me varem teinud ei ole. Pluss see annab meile siukse hea vabanduse kutsuda uusi liikmeid nagu meiega tutvuma ja nägema, mis me siis nii-öelda enda klubi sees teeme, et üksteisega paremini nii-öelda läbi saada. Mis on veel sellised spordialad, mida te tahaksite proovida ja teha? Ma arvan, et siin kevadel me läheme äkki ronima ja võib-olla mõtlesime vahepeal ka padelit mängima minna. Et kõik sellised, kus nagu saab ka võib-olla ennast proovile panna ja võib-olla isegi meeskonnatööd. Mina ikka veel loodan, et me läheme varsti padelit mängima. Jah, väga sportlikud olete siis. Ja olete juba osalenud mitmes suurtes projektides nagu rahuplakatite konkurss ja turundusauhindade võistlus. Mis on teie järgmine suurem plaan? Siin võib vist Glenn rääkida. Ja see on veel siuke hästi algfaasis, et me üritame veel mõista, mis toimub, aga läbi siis itaallaste jõudis meieni siis üks huvitav mõte, et tuua siuke projekt nagu Lifeability Eestisse, et nad otsivad praegu üle Euroopa erinevaid partnereid. Praegusel hetkel on vedu võtnud 10 riiki ja siis prantslased on ainsad, kes praegusel hetkel midagi sellega teevad. Räägi natuke põgusalt sellest, mis see pealkiri on. Ja. Põhimõtteliselt projekt ise keskendub siis sellele, et see on siuke ettevõtlusvõistlus, mille eesmärk on siis tegeleda siukse kogukonna heaolu ja tervise edendamise ja kõiksugust asjadega, mis muudavad kuidagi ühiskonda paremaks. Ja see tähendab seda, et nende loogika on see, et nad tahavad, et igas riigis toimuks siis enda siuke väike võistlus ja see nende võistluse võitjad vist saab selle lõpus Itaalia inkubaatoriga siduda, et nendest mõtetest saaks siis nii-öelda päris projektid. Ja me praegu üritamegi nendega suhelda ja Eesti riigi sees suhelda, et saada aru, kas Eestis on üldse sellele kohta, kuna tegelikult Eestis juba eksisteerib neid inkubaatoreid ja kiirendeid ja erinevaid ettevõtlusvõistlusi nii palju, et võib-olla on siin juba saavutatud see üleküllasus, aga me ei ole veel kindlad. Kuidas selline rahvusvaheline koostöö üldse teieni jõudis? Siin ma annaks sulle sõna. Põhimõtteliselt tegelikult saatis meie kuberner Ülle Juht meile edasi pakkumise, et kuna tegemist on noortele suunatud projektiga ja see on siis nüüd Euroopa Bordeaux valitud, neil valitakse neid working group'e, kuhu siis saavad erinevad riigid liituda ja siis iga riigist saab nagu nomineerida ühe delegaadi. Ja siis seekord meile potsatas see postkasti, et kuulge, te olete nagu aktiivsed, rohkem nagu teie vanusegrupile mõeldud, et
kas teie ei tahaks siis hoopis nagu Eestist hakata tegelema sellega ja algul me olime nagu okei, me ei saa isegi aru, mis asi see on ja siis võtsime ühendust üldse. Esimene küsimus oli, kas üldse Leod saavad sellega tegeleda või et kas saavad selle grupiga nagu liituda. Ja siis alguses itaallane oli ka nagu, et issand, sa olete esimesed Leod, kes üldse tunnevad 15 aasta jooksul huvi, et ma ise ka ei tea. Et algul hakkas nagu see uurimine pihta, et kas Leod üldse saavad osaleda, et kas Lion versus Leo, et kuidas see asi käib, on ju. Aga tuli välja, et saab ja me oleme väga oodatud ja meid võeti väga-väga hästi vastu. Et me oleme juba siin teinud kõnesid ja postkastis see kirjavahetus käib ja tegelikult tundub, et siit võib isegi midagi rohkemat tulla kui ainult see Lifeability projekt, vaid saame juba oma esimesi rahvusvahelisi Leo klubidest sõpru vaikselt. Suurepärane uudis. Vaata, kuidas Ülle nägi siis potentsiaali kohe. Jah. Väga tublid olete. Kui kaugele unistate oma klubiga jõuda siis, et mis on teie järgmised suured eesmärgid? Kindlasti tegelikult tahaks nagu seda Leo vaimu Eestis jälle ellu äratada, sest et Eestis on nüüd 2 klubi, mõlemad on Tartus ja tegelikult oleks tõesti soov seda üldse Eestis ka edasi arendada, seda Leo vaimu üles äratada ja tegelikult meil on lihtsalt, me oleme jõudnud kohta, kus meil on ideid, energiat ja soove rohkem, kui meid on päriselt inimesi, kes oleks võimelised seda tegema. Ehk siis oleks lahe tegelikult nii-öelda laieneda ja leida veel inimesi, keda kampa võtta. Ja muidugi ka rahvusvahelised projektid. Et proovime ka nendest osa võtta nii palju kui saab ja vaatame, mis saab. Tahad midagi lisada? Suures pildis 100% nõus, et kuna mina võtan Adelelt järgmine aasta või järgmine Lionite aasta siis nii-öelda presidendi kohustused üle, siis on mul plaan, vähemalt lootus jõuda 15 liikmeni meie praeguse 7 pealt. Vaatame, kas õnnestub, aga plaan on hea. Aga palju edu selles. On teil veel midagi lisada? Tahate lõpetuseks midagi öelda? Võib-olla lihtsalt seda, et üldse Lionitele, et kui keegi tunneb huvi, siis toetada, võtta julgus kätte, vaadata koos üle, kas on võimalik ka oma Leo klubi luua või kedagi, keda sponsoreerida. Et noored on tegusad, noored on motiveeritud ja neil on energiat. Aga väikest toetust on vaja vahepeal. Ja meie klubi on seda teinud ja väga-väga tänulik selle üle, eriti dokumentide osas, kui need üle vaadati pidevalt ja aidati. Et julgustan ka lõvisid nagu noori kampa võtma, ma arvan. Ja kõigile uutele Leodele, et võimalusi on ja väga-väga lahedaid inimesi on. Et ma ise ka imestan, et neist on saanud selline väike sõpruskond, kes iga kuu kokku saab. Ja see on väga-väga tore tegelikult. Ja need inimesed on tõesti väga lahedad. Ja ma ütlekski siia täiendaks seda selle mõttega, et kui mingi klubi tahab ennast luua, aga on hädas kusagil, siis kuna me oleme selle protsessi nii värskelt läbi teinud ja me oleme hästi palju vaeva pannud selle alla, et see kõik oleks hästi korralikult dokumenteeritud ja kerge nii-öelda järgmistele edasi anda, siis võib alati meie poole pöörduda ja nõu küsida, et meil on kõik dokumendid kergelt võimalik edasi saata. Kuidas te seda ise
kõike jõuate? Kas te käite oma kooli kõrvalt, töö kõrvalt? Mis need katsumused on? Eks see minu jaoks on kindlalt aeg, sest täiskohaga magister, täiskohaga töö pluss muud projektid, et selles mõttes iga tund, mis võimalik on, läheb kuidagi kasutusse. Kui nüüd ülikool läbi saab, siis jääb kindlalt rohkem aega ja saab mõnusamalt sellega tegeleda. Jah, ei, sama, et ikkagi täiskohaga õpin ülikoolis ja teen tööd ja ka muud, ütleme, et seltsid ja teised kohustused ka, aga Leo on selles mõttes teistsugune, et see annab tagasi päris palju. Ehk siis see juba omakorda motiveerib tegelikult. Et kui sa lähedki nende lastega vahepeal kukkama, siis see on teistsugune tunne, kui sa sealt välja tuled. Ja, et pigem saad energiat, on ju. Jah. Just. Väga hea. Aga lõpetame siin, et Leo klubi Tartu Tamme on siis ehe näide meil, et kuidas tahtmine ja pealehakkamine viivad suurte muutusteni. Aitäh teile ja järgmise korrani!